Tere, mina olen Juhan ja ma olen 27-aastane. Kuidas te leidsite endale sellise lemmiklooma? Pitsuga ma kohtusin tänaval. Sa oled täna telekas. Nüüd ta on heas kohas. It's showtime. Tänapäeva tehnokraatlik maailm on pannud inimese olukorda, millega tegelemiseks loodus talle vahendeid andnud ei ole. Praegu on pitsul söögiaeg. Ma alati mõõdan talle, palju ma talle süüa panen. Ta on meile dieedil. Pitsu! Juhan on ainult üks inimene paljudest, Söögiaeg! aga temal on meetod. Sa raisk! Paratamatult tekivad mõtleval inimesel küsimused end ümbritseva maailma kohta, nagu näiteks, kas lemmikloom peab olema ilmtingimata loom? Senimaani pitsu lemmik ja ainus söök, mida ta ahnelt kugistab, on just nimelt kohvijoad. Neid ma talle muretsen. Ta on kusjuures nii tark, et ma lasen tal üksi vannis duši all käia. Tule. Oota, Pitsu! lemmiklooma valimine on väga keerukas protsess ja tahaksin siinkohal küsida, et kuidas te teate, milline on teie jaoks see õige loom? Vaadake, mina otseselt ei vali mitte kedagi. See on tunde järgi lemmikloom. Tema valib sinu. Ja ma üritan praegu tunda, milline on minul õige. No võt siis. Tema on minule. Oodake. Kas temaga tekkis ka side? Mul on jano. Rüseledes selliste modernsete probleemidega aitavad meid ainult modernsed lahendused. Aeg liigub alati oma soodu edasi ja inimesed, kes temaga kaasas ei käi, jäävad maha. Kas see, mida me täna nägime, on vaimuhaigus või hoopis evolutsioon? Olemas kõik. Kuule, mul tuli ka õige janu peale. Ups. What the fuck?